Good morning, everyone. Tere hommikust. We can start. Yes, good morning and welcome back today. Nii et tere tulemast tagasi jälle. I would love us to look at Hebrews 12:15. Heebrealaste 12:15. We are looking at the roots of the weaker Christian life. Me vaatame kristlase elu juuri. Nii, So I'll commence reading, if you don't mind. hakkame lugema. Yes, 15 says, looking carefully, 12:15. looking carefully, Ja valvake, lest anyone fall short of the grace of God, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, lest any root of bitterness springing up cause trouble, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli. and by this many become defiled. Ning paljud selle läbi ei rüvetuks. It's a very, very important and good scripture today. See on väga tähtis kirjakoht täna, Yeah, because a weak Christian life does not just happen. sest nõrk kristlik elu ei juhtu lihtsalt niisama kogemata. It grows from hidden roots. Selline nõrk kristlik elu tuleb varjatud juurtest. If the root is wrong, Kui juur on vale, the life will be weak. siis on ka see elu nõrk. And so looking at this scripture, we are looking at any root. He says, lest any root. Siin räägib mis tahes juurest, ta ütleb siin, et mitte mingi, mitte ükski kibe juur, neid on mitu. There is a word, if you've looked vividly, which says any root. Vaata, seal ütleb mingi juur. Yeah, this root is growing in from bitterness. Ja see juur kasvab üles kibedusest which causes trouble. ja see hakkab tekitama probleeme. And this is what this scripture we are looking at is talking about. Ja sellest siin räägitaksegi. We may need to find out which are these hidden roots, which is called any root. Meil tuleb need juured üles leida, mida siin nimetatakse mingisugusteks juurteks. They are hidden source of behavior. Need on varjatud käitumise allikad. And mainly unseen cause of spiritual condition. Ja need põhjustavad selliseid vaimseid olukordi. There are certain things that we have not come to terms with, maybe from our foundations of life. Et need on asjad, millega me ei ole tegemist teinud ja mis võib-olla tulevad meie lapsepõlvest, nii-öelda elu alustest. Which causes many spiritual conditions in our lives. Ja need toovad meie ellu erinevaid vaimseid nähtusi. There are conditions that are our foundations from our bloodlines. Ja need tulevad isegi meie vereliinist, meie suguvõsaliini pidi. When our parents maybe have eaten a bitter fruit. Nii-öelda, kui meie vanemad on söönud mingeid kibedaid vilju. And the children's teeth are on edge. Ja lapsed kannatavad. So they are unseen cause of spiritual conditions. Those are roots that are hidden. Nii et need on nende vaimsete asjade allikad ja nähtamatud põhjused. And the other root is that feeds my life internally, inside. Ja veel on mingi juur, mis toidab minu sisemist elu.
So those are the roots that may be hidden roots that Need on kõik Hebrews varjatud juured that brings defilement to our lives. ja need rikuvad või rüvetavad või määrivad meie elu. These are roots that Ja need on, he is talking about. neil asjadel on juured ja siin sellest räägitakse. I want you to remember that the hidden source of behavior Nii et ma tahan, et sa jätad meelde, et igasuguse käitumise taga on nähtamatud allikad. is one root. On üks juur, The unseen cause of spiritual conditions nähtamatu põhjustaja is another root. ja teine And that which feeds our lives internally on see, mis toidab meie sisemust is another root. ja see on teine juur. So what do we do if we discover these things from us? Mida me siis teeme, kui me selliseid asju avastame oma elus? We don't fix the symptoms. Et me ei hakka ravima oma sümptome. We must deal with the roots themselves. Sümptomite ravimine ei aita, me peame juurega tegemist tegema. Because if we only deal with the symptoms and the root will remain. Kui me ainult tegeleme sümptomitega, siis juur istub alles. These are the major roots of weaker Christian life. Ja need ongi põhilised põhjused, miks kristlased elavad nõrka elu. In that dimension, I gave 3 important roots that is springing up in our Christian life. On 3 juurt, mis mõjutavad meie kristlikku elu. Ühesõnaga käitumise taga olevad varjatud põhjused. Unseen cause of spiritual conditions. Nähtamatud. That is from the foundations. Alustest tingitud põhjused. And what feeds your life internally. Ja see, mis toidab sinu sisemist elu, on 3 juurt kokku. Yeah, so those are the roots that I gave. Nii et jah, neid ma mainisin. But I want to bring to you the major roots. Aga ma tahan ühe kõige suurema juure veel tuua. One of the major roots is from Hosea 4:6. Jesaja 4:6. The root of ignorance. On ignorantsuse või rumaluse juur. Lack of truth of his word. Kui ei teata tõde tema sõnast. Is one of the major roots. On üks põhilisi suuremaid juuri. Not knowing God's word. Kui me ei tea Jumala sõna. Produces confusion. See tekitab segadust. Our minds are confused because we don't understand and we don't really know who this God is. Me läheme segadusse ja me ei saa aru, kes see Jumal on ja mida ta teeb. And it brings fear. Ja see toob meie ellu hirmu. This major root of ignorance. Et see ignorantsuse, teadmatuse juur. Brings instability in life. Või võhiklikkuse juur toob meie ellu ebakindluse, ebastabiilsuse. Very unstable. Ja teeb kristlase väga ebastabiilseks. Because where there is no truth. Sest kus ei ole tõde. There is no strength. Siis seal ei ole ka mitte mingisugust jõudu, tugevust. Because truth is Christ. Sest tõde on Kristus. Who brings spiritual strength. Ja temast tuleb vaimne jõud, tugevus. Without truth. Ja ilma tõeta. You are vulnerable. Oleme me väga haavatavad. So this root of lack of knowledge.
nii et see tarkuse puudus. Can you Ali give the scripture again because Jesaja 4:6 is something else? It is Hosea, Hosea, Hosea Hosea, 4:6. mitte Jesaja, vaid Hosea. See levi on natuke nõrk, nii et halvasti on kuulda. Yeah, it's Hosea 4:6. Hosea 4:6 ütleb ju, et minu rahvas hukkub tarkuse või teadmiste puudusel. The other major root is unbelief. Ja veel üks juur on uskmatus. When we read Hebrews 3:12, kui sa loed Hebrea 3:12, it talks about unbelief. siis seal räägitakse uskmatusest. And scripture says in verse 12, ja seal öeldakse salmis 12, beware, brethren, et vennad, olge teadlikud, lest there be in any of you an evil heart of unbelief et kellelgi teist ei oleks kurja ja uskmatut in, südant, in departing from the living God. mis lahkub elavast Jumalast. So the root of unbelief is a major root. nii et on ka siis see uskmatuse juur, kuriuskmatu süda. Doubt kahtlemine weakens your connections to God. nõrgendab sinu ühendust Jumalaga. If I am doubting God, kui ma kahtlen Jumalas, my connection with Him is very weak. siis minu ühendatus Jumalaga on väga habras. What do I begin to rely on now? et millele ma siis lootma hakkan? I begin to rely on logic. ma hakkan toetuma oma loogikale. I begin to feed my mind with circumstances. ma hakkan toitma oma meeli ümbritseva olukorraga. I rely only on human strength. ja ma saan toetuda ainult omaenda inimlikule jõule või teiste inimeste jõule. Unbelief is very deadly. nii et see uskmatus või kahtlemine on väga surmav. Because it kills your relationship with God. sest see tapab su suhte Jumalaga. It disconnects you from the source. ja see lahutab sind ära eluallikast. So we need to be bold. nii et me peame olema väga julged. Because unbelief makes us to lose boldness. sest uskmatus paneb meid kaotama seda julgust ja südikust. And authority. ja me kaotame ka meelevalla. Because scripture is very clear. sest et kiri on väga selge. And God's sayings, speakings are very truthful. ja Jumala sõnad siin, Jumala väljaütlemised on puhas tõde. He has given us authority on many things. ta on andnud meile meelevalla paljude asjade üle. He says you speak to this mountain. ta ütles, et kui teie ütlete sellele mäele. If you have faith like a mustard seed. ja kui teil on usku kas või sinepilvakese võrra. And so unbelief is very deadly. nii et kui on uskmatus, siis see toob surma. The other major root ja on veel üks juur. is the root of emotional control. on emotsionaalne kontroll. Emotions that are not controlled very nicely. et see on see juur, kui inimene ei valitse omaenda emotsioonide üle. In Galatians chapter 5:16, Galaatlastele 5:16. the Bible is very clear. piibel ütleb väga selgelt. I think it's Paul who spoke those words. ja Paulus kirjutab selle kirja. He said, I say then. ja ta ütleb seal nõnda. Walk in the spirit. käige vaimus. And you shall not fulfill the lust of the flesh. siis te ei tee oma liha tahtmiste ja himude For järele. the flesh lusts against the spirit. sest liha himustab vastupidiselt vaimule. And the spirit against the flesh.
ja vaim himustab või vaim igatseb asju, mis on lihale These are vastupidised. contrary to one another, Need on üksteise vastandid, so that you do not do the things that you wish. nii et ei tee seda, mida te tahate. Living by feelings instead of the spirit leads to inconsistency. Kui inimene elab liha järgi, mitte vaimu järgi, siis see viib ta ka sellisesse ebajärjepidevusse. If I rely my life on feelings, Kui ma käin ainult oma tunnete järgi, it will lead me to inconsistency. see toob mu ellu mitte järjepidevuse. I have a lot of diversions. Ma kogu aeg kaldun jälle kõrvale. Where my feeling takes me, then I go that direction. Mida iganes minu tunded toovad, sinna suunda ma jälle lähen. I'm not going to be consistent on one thing Ja ma ei ole milleski järjekindel ja järjepidev, because I'm controlled by feelings. sest et mind kontrollivad, minu üle valitsevad minu oma tunded. Living by feelings Ja tunnete järgi elamine will lead me to discouragements. paneb mind kaotama julgust. I'm discouraged all the way Ma olen kogu aeg kergesti heidutatav, because my feelings are the ones that are controlling me. sest minu tunded dikteerivad mulle, mida ma pean tegema. And it will also lead me to spiritual instability as well. Ja see toob ka vaimse ebajärjepidevuse. What I wanted you to know is that feelings are real. Nii et ma tahan teile öelda, et tunded on väga tõsine asi, but they are not your guide. aga nad ei tohi olla sinu juhiks ja juhatajaks. While feelings are real, Tunded on reaalsed, they should not guide me. aga nad ei tohi olla sinu juhtijaks. That is the truth. Ja see on tõde. The other root that I wanted to bring out is self-rule. Ja üks juur on veel, kus inimene ise otsustab enda üle või The valitseb root ennast. of independency from God. Kui ta liigub sõltumatuna Jumalast. I remember what Jesus said in John 15, verse 5. Johannese 15:5 Jeesus ütles, Very important words väga tähtsad sõnad, that we should live by. mille järgi elada. These are the words that he said in verse 5. Ja ta ütleb seal, I'm the vine, mina olen viinapuu you are the branches. ja teie olete oksad. He who abides in me See, kes jääb minusse and I in him ja mina jään temasse, bears much fruit. see kannab palju vilja, For without me, sest ilma minuta you can do nothing. ei suuda te midagi teha. In other words, he's saying living independently Nii et ta ütleb, et kui te elate sõltumatult from me, minust, you do nothing. siis te ei suuda midagi saavutada. I looked at the word doing nothing. Ma mõtlesin selle üle, mida ta mõtleb sellega, et me ei suuda mitte midagi teha. I don't know how you look at the word doing nothing. You shall do nothing. Kuidas sina seda mõistad, et Jeesus ütleb, et ei suuda midagi teha? And what is in nothing? Mis asi on see mitte midagi? Do you think there is anything in nothing? Kas selles mitte miskis on siis midagi? In nothing, there is nothing. Kui ta ütleb mitte midagi, siis see tähendabki mitte miskit, nulli. So I looked at pondering on that word, without me you can do nothing. Ma mõtlesin selle üle, kui Jeesus ütleb, et ilma minuta ei suuda te mitte midagi teha. You can do nothing means you'll be prayerless. Mis tähendab seda, et sa ei palveta enam. You will struggle with circumstances. Sa oled pidevalt kimpus erinevate olukordadega. You will struggle with obedience. Sa ei suuda kuidagi sõna kuulata. Pride shall be in you.
ja see on uhkus, mis ajab ennast sinus üles. That is what is in nothing. Vot see on see, mis on selle mitte miski taga. Because he said, without me, you can do nothing. Ta ütleb, et ja ilma minuta te ei suuda mitte midagi saavutada. Prayerlessness Kui inimene ei palveta, means nothing to God. siis see on, ütleb Jumal, ütleb, et ilma palveta sa ei suuda mitte midagi It saavutada. does not change him. Jumal ei muutu. You struggle with obedience to him Sa ei suuda sõna kuulata means nothing. ja Jumal ütleb, et sa ei suuda mitte midagi siis saavutada. And this one is the core root of weakness. Ja see on üks põhilisi juuri, mis põhjustab nõrka ja väetit kristlikku elu. Living outside God's authority because you are living independently. Ja sellises elus inimene elab ilma meelevallata. Yes, there are a number of things that we can look at and highlight. On veel palju asju, mida võiks välja tuua. I remember what Paul said in Romans 6:23. Rooma 6:23 ütleb, The root of sin that brings death. et patu juur toob surma. You know, it makes us to lose sensitivity to God. Patt toob üles sellise tuimuse Jumala suhtes või tundetuse. We have a weak conscience. Et südametunnistus muutub nõrgaks. And we are spiritually dry. Ja vaimselt inimene muutub kuivaks. Have you ever come across people that are spiritually dry? Kas sa oled kokku puutunud inimestega, kes on vaimselt kuivad? I have been in places where it looks so dry. Mina olen olnud kohtades, mis on täiesti surnud, täiesti kuivad. Because death is ruling. Seal paigas valitseb surm. When death is around. Ja kui patt valitseb või see surm valitseb. Everything dies. Kõik kuivab ja sureb ära ümberringi. Because that is a payment or a wage of sin. Sest patu palk on surm ja see on ka, kehtib ka siis, nagu ma aru saan, koguduste kohta. A sinful community looks dead. Patune kogukond on A family surnud that vaimus. is coupled with sin looks dry and dead. Ja perekond, kus maadeldakse patuga, see näeb välja kuiv ja ka surnud. A country that does not give reverence to God is a dead and dry nation. Kui rahvas ja riik ei austa Jumalat, siis see riik on kuiv. That is a root of sin that brings death. Ja see on see patu juur. Yes, toob surma. so I just wanted to bring these things to us. Nii et ma tahtsin neid asju täna meelde tuletada. That we do not live a life that is weak. Et me ei elaks nõrka elu. What are we supposed to do then? Mida me peaksime tegema? What is that we need to do? Mida sellega kõigega ette võtta? We need to seek deep and uproot all those roots. Me peame neisse asjadesse sügavuti vaatama ja need juured välja kiskuma. The first thing is we identify them. Esimene asi oli, And uproot them. me peame need üles tõmbama. You replace ignorance with truth. Kui su elus on teadmatust võhiklikkust, siis sa asendad selle arusaamisega. Study and pray. Sa uurid sõna ja palvetad. All the time we should act on God's word. Sa liigud vastavalt Jumala sõnale. That gives us strength in faith, in believing. Unbelief is not there. Ja see toob su ellu usu ja juurib välja uskmatuse. And we need to submit to God. Ja siis tuleb meil ka alistuda Jumalale. We resist the devil. Ja vastu seista kuradele.
and He will flee from us. siis ta jätab meid rahule, siis ta põgeneb. I think this is what I prepared for us today. nii et nendest mõtetest praegu piisab. And it's good to pray for all of those things to be uprooted from our lives. ja on tähtis palvetada, et kõik need asjad saaksid meie elust välja juuritud. The lives of our nations, our communities, and our families. Sest rahvast ja riigist alates kuni meie kogukondade ja perekondadeni Not live a life of weakness. sõltub sellest, et me ei ela nõrka elu, We are stronger every day. et me pigem muutume aina tugevamaks. And so, Father, we thank you this morning. Et isa, me täname sind täna hommikul. We come in the name of Jesus Christ Me tuleme Jeesuse Kristuse nimel to uproot every hidden roots ja me tahame üles juurida iga varjatud juure, that grows silently, mis vaikselt ja vargsi kuskil kasvab, which brings weakness. mis toob meie ellu nõrkust. We don't allow, Lord, Isand, me ei taha lubada, anything from the enemy, et vaenlaselt midagi saaks tulla, hidden source of behavior, et meie käitumist ei dikteeriks mingid varjatud allikad, the unseen cause of spiritual conditions from our foundations. igasugused meie minevikust, meie alustest tulevad mingid nüansid And that which feeds our lives eternally. ja et mitte miski negatiivne ei toidaks meie sisemist elu. We thank you, Jesus, Me täname sind, Jeesus, because we're able sest sina suudad to uproot that from our lives. selle meie elust kõrvaldada. You are the true vine. Sina oled tõeline viinapuu We are your branches. ja meie oleme tõesti sinu oksad We have to bear fruit, ja me peame kandma palju vilja and that fruit remains. ja see vili jääb And we know that without you, we can do nothing. ja me teame, et ilma sinuta me ei suudagi midagi teha. And so we trust you for fruit Nii et me usaldame sind, et me saame vilja kandma in the name of Jesus. Jeesuse Kristuse nimel. Bless us this week Las see nädal and strengthen us tugevdada meid, as your community of faith. meie usukogukonda, In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you so much, really. Thank you, Alec, for this morning. We stay a bit longer. Me jääme mõneks ajaks siia sellesse sõnasse and we bless your week, we bless your day and we see you again. I appreciate it. Thank you so much. Amen. Bye-bye. Ja et näeme hoolikut jälle järgmine teisipäev. Aga tänane sõna, mis me siis sellest arvame? Kas see oli midagi sinu jaoks? Kas see meenutas sulle midagi? Kas Jumal on sulle midagi rääkinud selles liinis? Vahel me lubame oma ellu asju, kutsumata külalisi, kes teevad meie elu segaseks. Ja need tulevad nii märkamatult, et me ei saa arugi, kuidas meil on tuba täis mingisuguseid segajaid, nähtamatuid. Ja me ei saa aru, mis meie eluga toimub, aga keegi teine on hakanud dikteerima sinu sammu, sinu sammude kindlust, su järjekindlust ja sa ei saa aru, kust see tuli. Ja need tulevad väga peenelt. Sul võib olla mingis ajas elus, sa oled väga jõuline, väga otsustav, tugev, meelekindel ja sul on tunne, et see ei muutu mitte kunagi. Mina olengi see tugev, järjekindel, jõuline. Ja siis avastad mõne kuu pärast, sa ei saa enam üldse aru, mis toimub. Kuskilt on mingisuguse kiire, mingisuguse häirimise, mis iganes segavad faktorid on tulnud ja me ei ole nendega jaksanud või jõudnud tegemist teha. Ja
lakkamatult, sa oled nagu kelgumäest alla libisenud ja su otsusekindlus on läinud, su meelekindlus on läinud, sa kahtled oma meelevallas, kurjad kahtlused. Siin ütleb ju, nagu ta tsiteeris, et kellelgi ei oleks kuri uskmatu süda. Ma olen ka avastanud seda, et kui uskmatuse vaim hakkab tulema meie sinna käigukangide juurde, siis see uskmatus Jumala vastu või olukordades omandab kurja värvingu. Uskmatu süda on kibe ja kuri ja kui uskmatus on saanud mingil põhjusel ligi, siis inimestel on kalduvus hammustada neid, kes usuvad. Neil on selline tendents kiskuda maha teiste usku, naeruvääristada, hävitada. Miks? Sest kuskil on kibedus sees, et kõik on omavahel seotud. Ja ka selle allikaid võib igalt poolt vaadata. Meie vaimse elu ümber käib kogu aeg lakkamatu tohutu sõda. Kogu aeg käib sõda, sellist vaherahu ei olegi. Jumal võib anda meile selliseid tuulevaikseid päevi, et me saame kosuda, hingata ja otsida teda. Aga kui me magame maha need tuulevaiksed päevad, et ennast temas kinnitada, võib-olla tegeleme hoopis mingi maja suurpuhastusega sel ajal füüsiliselt. Ja see rahulik ilus hingamispäev läheb niimoodi mööda, et me ei kinnita oma ankruid ja oma juuri temasse, siis uus möll läheb lahti ja me oleme veel suuremas segaduses ja veel nõrgemad kui enne. Ja kui siin hoolik rääkis, ma mõtlesin, et ma küll ei tea, kuidas me täna seda edasi arutame, et millest kinni haarata või nagu mida me siin edasi saame rääkida. Aga lõpupoole mulle meenus järsku midagi. Ma tulin alles laupäeval pikalt reisilt ja olin ühes teises riigis, ühes teises kohas ja seal oli väga palju segavaid faktoreid atmosfääris. See oli kuurorti piirkond, kus oli nii üht kui teist. Sest kui tegemist on selliste kuurorti piirkondadega, siis on seal esiteks rahvas tuleb sinna puhkama ja nad ei tule sinna kuidagi mingit sügavat vaimsust otsima, eks ole. Tullakse vanavanematega, lapselastega, suured pered, abielupaarid tulevad puhkama ja võetakse asju kergelt. Ja see on väga hea, selline kerge. Aga kergete asjade sisse võivad tulla ka ebapuhtad asjad. Ja saatan on usin pakkuma puhkajatele laias valikus ka oma menüüd. Ja seal on nii okultset, seal on perversset, seal on lõtva moraali, vastavalt maitsele, vastavalt inimeste himudele, lootustele, ootustele, üksindusele, tahtele. Ja kõik see kirju menüü, kui ühest küljest on see, et isegi kristlaste pered, kes lähevad puhkama, nad justkui puhkavad ka vaimulikust elust või puhkavad Jumalast. Sest et kui minnakse puhkusele perega, siis reeglina ei tehta perekonnaga väga tugevaid sõjapalveid, eks ole. Vaid siis puhatakse. Ja mis te arvate, et vaimne maailm ei jäta seda ära kasutamata? Muidugi jätab, sest kus on palve vähesus, seal on teed väga kivised, nagu kunagi Jumal mulle ütles. Ja kui on palve vähesus, siis vaata palve ja osadus Jumalaga tõrjub pimeduse eemale. Aga kui perekond võtab kuuks ajaks või mitmeks nädalaks ennast nii-öelda vaimulikust distsipliinist lahti, siis sellesse vaakumisse sinna ei jää tühjust. Vaid kui Jumalat ei kutsuta oma pere või oma puhkuse ellu, siis imbuvad sinna hoopis teised nähtamatud mõjutused ja jõud.
ja ühest küljest on siis vaimulik nõrkus ja lõtvus ja teisest küljest on see, et väga suur hulk rahvast tuleb kuurorti või tuleb puhkuse piirkondadesse, mis iganes neid ajendab või mida nad otsima tulevad. Täiesti vaimust haiged inimesed tulevad otsima toitu oma perverssusele. Üksindusest haavatud inimesed tulevad otsima partnerit. Noored, kes ei tea üldse veel, mida oma eluga peale hakata, tulevad otsima seiklusi. Ja kõik see on ilma Jumalata. Ja see menüü, mida vaenlane pakub, on lihtsalt katastroofiline. Meie tavalistes sellistes töökates ühiskondades kõike seda roppust ja jäledust sa ei märkagi. Aga puhkuse piirkonnas oi. Ja mis teeb seda siis, tähendab, mida see teeb, on see, et kui sina oled seal vaimselt ärkvel, kui sa oled elav, kui sa liigud ka sellises koguduslikus, sellises apostelliku koguduse väes, nii nagu algkogudus liikus. Kui su silmad on selged, siis sa hakkad tajuma, et meil on siin kogu selle päikesepaiste ja ilu ja pillerkaari üle hingab midagi kurja ja kellegi valvsad silmad jälgivad sind kogu selle lõbu ja merelainete saatel. Ja me olime seal grupiga ja see oli peale vist teisel ööl juhtus midagi. Ma nägin unes, et kolmas taevas, kus on meie isa, kes on taevas. Kolmas taevas, meie isa, tahtis saata meile sõnumit. Ja see oli väga selline, ma nägin, et taevas tahtis saata sõnumit, mis oli väga kiireloomuline ja pakiline. Ja see oli väga oluline, et me selle teate, selle hoiatuse või selle, mida taevas pidas väga akuutseks, et me selle sõnumi kätte saame. Et see taevas tahtis meile saata seda sõnumit. Aga ma nägin teist taevast ja teises taevas oli üks suur selline lehviv jõud, kes nimetas ennast emaks. Ta etendas nagu ema, nagu hoolitsev ema. Aga see oli teise taeva jõud. Ja see ema blokeeris ära kolmanda taeva sõnumi. Ja justkui lämmatas ja nagu kustutas, summutas seda. Ja ma nägin, et isa taevas tahab saata sõnumit, aga see ema figuur seal teises taevas kustutab ja summutab ja pareerib selle ära. Ja kui ma üritasin väga tugevalt nagu ikkagi kuulda, mida isa taevas tahab meile öelda, siis see teise taeva jõud pöördus minu vastu ja tuli mind lämmatama. Ja täiega tuli nagu minu peale või minu kallale või minu üle niimoodi, et ma ärkasin üles voodis õudusest kange. Ma olin täiesti nagu halvatud ja ma kogesin, see ruum oli täis, see tuba oli täis hirmu ligiolu. Aga ma ei jäänud sinna mediteerima. Ma küll mõtlesin seal uniselt, et ma ei tee välja sellest kuradist, et ma tahan magada. Aga siis ma sain aru, et sellest magamisest ei tule midagi välja, kui tuba on täis hirmu ligiolu. Et keegi on tulnud meid ähvardama. Ja ma ajasin ennast ülesse ja läksin siis suurde tuppa, et teistest tubadest eemale, et mitte häirida. Ja ma pidin 1,5 tundi kõvasti võitlema ja sõdima, et sellest ähvardavast ja lämmatavast hirmu ligiolust vabaks saada, et see vaim lahkuks meie majast. Ja siis ma sain aru seda, et kui me liikusime ringi nendel tänavatel ja nägime kõiki neid vaimseid tendentse ja protsesse, mis ühes puhkuse regioonis valitsevad, siis vaimne maailm nägi, et ma näen, et me näeme.
ja ta ei tahtnud, et me sellega midagi ette võtame ja et me hakkame tugevalt palvetama. Ja ta tuli sellel ööl kohe peale seda, kui me olime õhtutel neid tänavaid käinud. Ta tuli kohe sellel samal ööl meid hirmutama ja nagu pelutama, et me arvestaks temaga, et me ei üritaks seal mingit paati kõigutada. Ma viskasin selle vaimu välja ja üks asi veel, mis mul tuleb sellega seoses, oleks peaaegu unustanud. Sellel unenäol või seal, kui see asi mind lämmatama tuli, siis Jumal andis mulle veel ühe sõnumi selle enne ärkamist. Ja ta näitas ja ütles, kui te tahate seda sõnumit kätte saada, mida taevas tahab teile saata, siis kui te jääte selliseks killustatuks, selliseks hajevil, selliseks inglise keeles on distracted, see on, kus kergesti su tähelepanu siia ja sinna tõmmatakse ka isiklikus elus. Kui te jääte selliseks pillutatuks oma tähelepanult või killustatuks, siis te ei saa seda sõnumit kätte tervikuna, mida Jumal tahab anda, vaid te peate korjama selliseid ribasid ja riismeid siit ja sealt, selliseid märke, et nagu kord siit, kord sealt ja siis sa pead nagu sellisest märkidest ja sellistest kuidagi mingitest tunnustest, ma ei tea, kuidagi siit ja sealt kokku korjama ja nagu kokku punuma oletamisi, mida Jumal tahab öelda. Aga ta ütles, et kui te tahate seda sõnumit tervikuna, tervet sõnumit taevast kätte saada, tõstke oma kuumust. Nii et ma ärkasin nende sõnadega, tõstke oma kuumust. Kui te tahate saada taevast sõnumit kätte, mida Jumal tahab öelda, aga te ei suuda kuidagi aru saada, mis toimub ja te olete häiritud ja pillutatud ja killustatud. Kõik seesama, millest Aalik täna hommikul rääkis. Kui erinevad juured segavad ja häirivad su käitumist, su elu, põhjustavad nõrkust, segadust, ebajärjekindlust, heitlikkust, viljatust, siis Jumala sõnum on see, et see kõik on dikteeritud teisest taevast, kus on need vaimsed valitsused ja jõud, kes põhjustavad kõike seda segadust, häiritust, mittekeskendumist, negatiivsust, pattu langemist. Kui sa tahad läbi selle teise taeva, seda kolmanda taeva sõnumit kätte saada ja selgelt kuulda, mida Jumal sulle räägib, mis mandaadi ta sulle annab, mis ülesanded, mis on tema läkitus, mis on tema jõud, vägi ja meelevald. Kui sa tahad seda selgelt kätte saada, tõsta oma kuumust. Aalik ütles, et me peame vaatama neid juuri ja nendega tegemist tegema. Kui sa oled nõrgas seisukorras, ma ei tea, kui efektiivne see oleks, kui seda alustada ilma teadvustamata ja ilma oma kuumuse tõstmata. Sa ei saa tegemist teha negatiivsete tendentsidega oma elus, kui sa ei otsusta radikaalselt kõige selle hajevil olekuga ja kõige sellega, mida esimeses pooltunnis on mainitud, kui sa ei otsusta radikaalselt sellega tegemist teha seeläbi, et sa kõigepealt otsustavalt otsustad tõsta omaenda kuumust, sisemist vaimset temperatuuri. See oli see sõnum, mida Jumal andis mulle seal, öeldes, kui te tahate siin midagi korda saata, alustage sellest, et te tõstate oma kuumust. Ja me pidime selles kuurorti piirkonnas tegema ühe otsuse, et me radikaliseerime oma palveid seal ja me ei lase ennast hajutada sellest, et bassein on soe ja taevas on täis kuldset päikest ja ookeanilained nii mõnusalt seal veerevad ja ümberringi on laste naer ja puhkusel olevad vanad paarid ja kõik on nii sümpaatne, et me ei tohi lasta ennast sellest kõigest uinutada, sest kõige selle taga on midagi kurja. Ja me alustasime väga tugevaid palveid, väga meelevallaga palveid, teades, et
Me ei saa muidu aru, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Me ei saa sõnumit kätte, me peame palvetama tugevalt keeltes ja väga otsustavalt ka mitu korda päevas tagasi tulema selle juurde, et me teadvustame endale, et Jumal ütles, tõstke oma kuumust. See on käsk. Ja siia juurde ma mainin teile veel, meil on mõni minut. Ma annan teile veel edasi ühe sõnumi, mille me sealsamas saime. Ka ühe luteri kiriku pastori või preestri läbi. Kuna me saabusime laupäeval ja see rünnak oli pühapäeva öösel, siis pühapäeval enne seda öist rünnakut me otsustasime, kuna me ei teadnud seal ühtegi kogudust, ühtegi sellist kristlikku kirikut selles piirkonnas, et kuhu pühapäeval minna jumalateenistusele. Ja täiesti juhuslikult me märkasime järsku Svenska kyrka Rootsi kiriku kuulutust, et Rootsi luteri kirikul on seal piirkonnas oma kogudus. Ja kuna minu pereliikmed oskavad rootsi keelt ja ka teised olid võimekad aru saama rootsi keelest, siis otsustasime, et me läheme Rootsi luteri kirikusse. Ja läksimegi, kell 5 õhtul oli jumalateenistus ja see pealkiri, mis meid tõmbas, oli see kuulutus tänaval, ütles, see jutluse pealkiri oli midagi nagu sellist, et kuidas võidelda kurjusega või kuidas Jumal võitleb kurjusega. Ja ma mõtlesin, et see on väga intrigeeriv pealkiri luteri kirikust, et lähme vaatame, mida siis õpetab luteri kirik kurjuse vastu võitlemise kohta. Ja läksime sisse, väga sümpaatne, tõeline selline, nagu oleks Rootsi kirikusse sattunud, kuigi see oli hoopis hispaaniakeelne riik ja liturgiline, nagu selles mõttes ei oskaks midagi elavat oodata sealt, sest et kõik oli selline kergelt katoliku maiguga, selline kooris lausumised ja selline rutiinne, aga ma ei tea, minu sees oli mingisugune ootus. Ja ma ei saa öelda, et ma teadsin, aga mu sees oli ootus ja väljasirutamine ja valmisolek, et ma kuulen selles kirikus Jumala sõna. Ma kuulen Jumalalt midagi. Ja vaata, kui tihti see, mida me saame ühest jutlusest, sõltub meie endi kuumusest, meie endi valvel olekust. On nii? Sa võid olla koguduses, kus maailma parim jutlustaja jutlustab nagu maailma kõige karismaatilisemalt. Ja kõik teised saavad midagi, aga kui sina oled tuim ja leige, sa ütled, sa ei saa mitte midagi. Mis seal siis oli, mida me juba ei teadnud? Ja sa ei saa mitte midagi. Ja kui sa lähed näljasena ja valvel ja täis ootust, ka täiesti sellisesse kohta, kus sa ei oota midagi väga vägevat ja karismaatilist, kui su vaim on ärkvel, teate, kui seal on Jumala sõna, püha vaim saab kõnetada sind ja puudutada sind ka läbi liturgiate ja läbi selliste sõnumite. Ja mida see kirikuõpetaja seal siis õpetas? Ta hakkas rääkima sellest, tema teema oli sellest, et Jumal võitleb kurjuse vastu kõigi vahenditega. Ööpäevaringselt. Jumal ei puhka kunagi, vaid kogu Jumala olemus meie suhtes ja selle maapealse suhtes on see, et ta seisab 24/7 kõigi vahenditega kurjuse vastu ja võitleb kurjuse vastu. Ja ta rääkis selle loo langetõbisest poisist, keda keegi ei suutnud tervendada ja Jeesuse palve ajas selle vaimu välja. Ja ta tõi selle, et tänapäeval me teame, millest epilepsia on tingitud ja seda saab ka ajuoperatsiooniga ravida ja põhimõtteliselt ta nagu rääkis meditsiinist, et meditsiin ravib epilepsiat. Aga mitte ainult. Ta ütleb, et me võime küll täna meditsiinile toetuda ja Jumal võitleb kuradi toodud haiguste vastu läbi meditsiini, läbi teaduse. Ometi Jeesus kasutas üleloomulikku ja ta nagu tema näited olidki sellised, et Jumal kasutab looduslikku, loomulikku ja see on ka Jumal ja see on ka üleloomulik.
sest see on Jumala tarkus ja Jumala lahing ja Jumala võitlus kurjuse mõjude, kurjuse tegude vastu. Aga ta kasutab ka üleloomulikku sekkumist. Ja ta lõpetas oma jutluse sellega, et ta luges Laodikea kirja ilmutusraamatust. Selle Jumala kiri, Kristuse kiri Laodikea kogudusele. Ja ta luges ette sealt sellele puhkavale heaolu kogudusele. Turistid, kes olid tulnud väga palju rootslaseks, olid tulnud sinna pühapäevasele Jumala teenistusele, olles sellises kergemeelses puhkuse meeleolus, eks ole. Ja see kirikuõpetaja loeb neile Laodikea kirja ja ütleb, et ma siin ei hakka otsima seda, te võite ise otsida ilmutusraamatust. Ta ütleb, sina, kes sa ütled, sa oled rikas ja sul on vara küllalt ja sul on kõik hästi ja sul ei ole mitte millestki puudus. Sa ei näe ja sa ei tea, et sa oled tegelikult vaene ja pime ja alasti. Ja Jeesus ütleb, kui sa arvad, et kõik on hästi ja sa oled puhkusel ja sul on vara ja sul on raha ja sa saad endale kõike seda lubada. Kui sa arvad, et kõik on hästi, siis vaata, Jeesus ütleb, sa oled pime. Sa ei näe tõde. Sa ei näe Jumala võitlust kurjusega, kõigi vahenditega, alati, igal pool ja igal ajal. Kui sa arvad, et kõik on hästi ja sul on raha küll ja sa oled muretu, siis sa ei ole Jumala poolel. Sest Jumal on pidevas võitluses kurjusega ja kui sina ei teadvusta seda kurja selles maailmas ja sa oled leige ja tuim ja sa ei pea vajalikuks üldse olla valvel ja võidelda, siis sa oled kurjuse maailma suhtes ja ka Jumala võitluse ja Jumala poole suhtes pime. Ja ta ütles, et osta, vaata, Jeesus ütleb, või et küsi minult silmasalvi, et võida oma silmi, et sa jälle näeksid. Ja tules puhastatud kulda, seda päris kulda, seda reaalset kulda, mitte seda, mis paneb inimesed heaolust muganduma selle maailmaga ja muutuma tuimaks ja leigeks. Nii et Jeesus ütleb, et sa oled leige, et sa oled tuim, siis ma sülitan su välja. Ja sõnum oli see, et Jeesus tahab, et me oleksime kuumad. Mina lasin tookord seal selle teenistuse selle sõna nagu kõrvust mööda, et me oleksime kuumad, aga ma sain aru, et Jumal ütleb meile, kui te näete kõike seda ilu ja seda puhkust ja seda, et kõik on nii armas ja vanaemad ja lapselapsed ja kõik on suurte perekondadega seal rannas ja jalutavad ringi ja söövad restoranides ja ostavad jäätist ja kõik on nii ilus. Et kui te sellest lasete ennast eksitada, te ei näe, milline kurjus selle kõige taga hingab ja milline rahapesu käib kurjuse maailma toitmiseks. Kuidas ka ööbaarid, kuidas kõik sellised perverssed ja pimedad urkad selle kuurortluse pealt meeletut käivet lõikavad ja kui palju seal on. Me pärast hiljem kuulsime töötajatelt, kes seal töötanud on, et ega seal peale alkoholi, narkootikumide ja vabaseksi ja seksuaalhälvete eriti muud ei olegi. See, mis on päeval, päikesepaistel, kus vanavanemad ja 3 põlvkonda koos käest kinni rannas jalutavad, see on üks pool, üks medali külg. Teine külg on hoopis palju sügavam ja kurjem. Ja kui kristlased sellistes piirkondades ei ärka palvele, siis see tähendab seda, et nad on pimedad. Nad ei näe Jumala võitlust, nad on Jumala ree pealt maha kukkunud, nad on leiged, nad on müünud oma tule ja nad on eksitatud. Ja vot sellest samast jutlusest, kui me siis kõndisime ringi seal pimenevatel tänavatel, siis ma nägin kõike neid asju.
ja ma mõtlesin, et me peame tõsiselt selle sõnumi üle järele mõtlema. Ja ma mõtlesin, et ma pean ise sellest teile rääkima, et Jumal selliseid asju ütleb. Ja siis nüüd sellel samal ööl, siis järgnes see, et ma nägin, et teises taevas on üks jõud. See, miks ma nägin ema figuuri, on see, et selles piirkonnas valitseb katoliku kirik. Ja kõik kohad on täis üleloomulikus suuruses, kõigis nendes linnades, üleloomulikus suuruses Neitsi Maarjat, ühe igavese beebiga oma käe peal, kes siis on Jeesus, kelles mõne skulptuuril ja mõne maali peal on sellel beebil kroon peas ja valitsuskepp käes, aga see, kes üle elu suuruses valitseb üle terve selle paiga ja nende linnade, on ema kirik, katoliku kirik ja Neitsi Maarja. See ebajumala kummardamine, see ebajumala teenimine, kus kummardatakse, palvetatakse meie kõigi ema Maarja poole. See oli see jõud, mis blokeeris ära teisest taevast selle sõnumi, mida Jumal tahtis anda. Nii et kõigele sellele me ärkasime ülesse ja kui me ärkasime kõigele sellele ülesse pühapäeva õhtul, siis sellel samal öösel tuli see asi mul öösel kallale mind ähvardama. Ja Jumala sõnum oli see, tõstke oma kuumust. Tõstke oma kuumust. Nii et ma lõpetan selle tänase osa sellega, aeg on täis, selle sama sõnaga. See, mida Aalik alustas ja tõi, need asjad, mis põhjustavad nõrka kristlikku elu, põhjustavad häiritust, killustatust, ebastabiilsust, ebajärjekindlust, meeleheidet, segadust, umbusku, usaldamatust, kahtlusi, vankumist oma kindlal alal, mis kustutab meie tule. See kõik on tingitud teise taeva manipulatsioonidest ja nendest juurtest, mida me laseme oma ellu, aga selle vastu aitab ainult üks rohi. Üleskutse tõsta oma temperatuuri, tõsta oma kuumust. Meil on vahel selline tunne, et ma olen nii leige, ma olen nii tuim, ma ei kuule Jumalat, piibel on kinni, ma olen nii uimane, ma ei jaksa palvetada, mu palveelu on ära surnud. Jumal, tee midagi. Ja siis me palume mida? Jumal, saada ärkamine. Ja tuimus läheb edasi. Igavus läheb edasi. Ja siukene imesid ei ole, läbimurdeid ei ole, Jumala ligi ei ole. Ja me ütleme, Jumal, tee midagi. Jumal ei tee mitte midagi, sest pall on meie käes. Ja Jumal ütleb, sina ise, kui sa märkad, et sa oled jäänud tuimaks ja leigeks, see on elu ja surma küsimus. Aalik ütles väga selgelt, patupalk on surm, kõik selline viinapuust lahutatus, see on surmaallikas, see on vaimse elu surmaallikas, see on ühendatuse surmaallikas Jumalaga, et sa oled lahti ühendatud Jumalast. Sinul peaksid kõik häirekellad tööle minema. Mitte, et me soiume ja mangume, ütleme, Jumal, tee midagi, kingi mulle palvevaim. Jumal ütleb, sina tee midagi. Teine taevas blokeerib sind ära. Sina tee midagi, kui sa tahad mu häält kuulda. Tõsta oma temperatuuri, tõsta oma kuumust, tõsta oma kuumust. Eelia, seal see luteri õpetaja, ta tõi ühe näite Eelia võitlusest Karmeli mäel. Ja see on selline väga intrigeeriv ja huvitav, seda võiks uurida ja seal on nii mõlemat poolt selles näites, aga ta ütles seda, et miks Eelia venitas ja viivitas Karmeli mäel sellega, et tuua tuli taevast alla. Miks ta lasi nendel nii kaua seal, nendel valeprohvetitel hõikuda ja karjuda, ennast lõikuda ja seda tantsu seal teha? Et ta ütles, et aga hüüdke kõvemini ja hüüdke kauem, et võib-olla teie Jumal on kuskile kaugele ära läinud. Ja see luteri preester ütles nõnda, et temale ütles üks juut, kes ütles, et Eelia oli väga tark mees. Ja Eelia teadis ühte asja. Need kohalikud kivid seal, need kivimid või see kivi, mis see on, kalksteen, ma ei mäleta, ta ütles selle kivimi nime.
kui päevakuumuses päikesepaistel need kivid lähevad ülituliseks, ülikuumaks. Ja on niimoodi, et kui üks ainus veetilk langeb selle kivi peale selles tulisuses, siis sellest veetilgast toimub see reaktsioon, et ta lahvatab üles leek. Ja et Eelia ootas meelega hästi kaua, kuni päike oli need kivid väga tuliseks kütnud ja kui ta siis sinna vee peale läigatas, lõi leegi ülesse. Ja see Luteri preester ütleb, et ta on ise näinud seda Iisraelis. Ta on ise näinud, kuidas tulise kivi peale vett tilgutades lööb leegi ülesse. Mina muidugi ütlesin, ma pärast rääkisin selle kirikuõpetajaga ja ma ütlesin, et seda on mul raske uskuda, et see tuleleek tuli nii võimas, et see põletas ära kõik ohvri ja kõik, et see pidi ikka väga võimas tuli olema, et mul on raske uskuda seda. Ja siis ta ka nagu kehitas õlgu ja ütles, et jah, võib-olla tõesti jah, et seal oli ikkagi Jumala üleloomulikku ka. Aga see ei välista seda, et Eelia siiski teadis ka seda, et vesi tulikuumale kivile, kui see on nii tuline, lööb üles leegi. Aga ma võtan selle kokku selle sama sõnumiga. Kui sa oled leige, sa pead tõstma oma enda kuumust, vihastades kõige selle tuimuse ja leiguse üle, selle segaduse, selle patu, selle umbusu, kõige selle vastiku üle, mis kleebib ennast sinu külge või tuleb sind lämmatama. Sa pead vihastama radikaalselt ja tõstma oma enesekuumust, kuulutama lihale paast, pane oma liha paastule. Otsusta, et sa võtad ette pikki palve jalutuskäike, palveta jõuliselt keeltes, mitte nõrgalt kuidagi oma nina alla pobisedes, vaid pane oma palve mootor võimsalt tööle. Või ma ei tea, mis need kõige võimsamad mootorid tänal on. Pane need võimsad mootorid jaurama, palveta keeltes, sõdi, et saada oma tuli tagasi. Ja kui sa oled oma tule tagasi saanud, oma kuumuse kõrgeks tõstnud, kui selle kuumuse peale langeb Jumala sõna vihmapiisk, siis see lahvatab üles võimsa leegiga ja põletab kõik need kütked, millega siin nagu Simsonit on kinni seotud. Simson kaotas kogu oma väe, kui ta kinni seoti, aga mis oli see, kui temas oli tulekuumus alles, siis see tuli, see temast lähtuv tuli põletas kõik need kütked. Nii et tõsta oma kuumust, võitle radikaalselt vaimse surma, selle surmava vaimu vastu. Tõsta oma temperatuuri, saa selleks põlevaks põõsaks, selleks leegitsevaks põõsaks, tule tagasi elu poolele ja tule tagasi Jumala võitluse poolele, kes võitleb kurjuse vastu lakkamatult, ööpäevaringselt, alaliselt ja alatiselt, kõigi vahenditega, loomulike vahenditega ja üleloomulike vahenditega. Sinu käsutuses on loomulikud vahendid, et võidelda kurjuse vastu, aidata inimesi, aidata orbusid ja lesknaisi, sekkuda kurjuse impeeriumi asjadesse loomuliku abiga, halastusega, käe sirutamisega, eestpalvega, aga sinu käes on ka üleloomulikud võimed ja vahendid, ka otseselt vaimse maailma selliseid korraldusi andes, deklareerides, käskides kuradit lahkuda. Sinul on kõik vahendid, ärka ülesse Jumala võitlusele kurjuse vastu selles maailmas, sest Jumal ei maga ja kurat ei maga ja see võitlus on lakkamatu. Ja kui meie magame ja tukume selle kõige keskel arvates, et aga mul on kõik hästi, siis Jeesuse sõnum on väga hoiatav. Sa oled pime. Küsi uuesti silmasalvi, et sa ärkad ülesse vaimsele sõjale ja vaimsele võitlusele, sest kui sa jääd leigeks, siis Jeesuse sõnum on väga selge. Siis sa segad mind, sa oled mul jalus,
sa annad minust vale pildi, sa uinutad teisi enda ümber ja võib-olla sinu mürk, su sarkasm kisub ka teiste usku maha ja sa jääd Jeesusele ette, sa jääd Jeesusele jalgu. Külmad ei sega Jeesust, tulised võitlevad Jeesuse poolel, leiged hakkavad tööle vaenlase heaks oma tuimuse ja leigusega ja nad jäävad Jeesusele jalgu ja Jeesus peab nendega tegemist tegema. Nii et ärkame täna ülesse sõjale kõige selle häirituse ja leiguse vastu, mis on meid püüdnud summutada ja tuleme tagasi Jumala sõjaleeri ja tõstame oma kuumust Jeesuse nimel. Aamen.